Raadio Elmar. Lapse suu. Mis on pulmaöö? Pulma on niimoodi, et kui ema ja isa sul abielluvad öösel, see ongi pulmaöö. Kui ema ja isa abielluvad näiteks päeval, siis nad võivad ka öösel pidu teha. Kui nad lähevad kuhugile reisile, siis nad peavad seal ka veel pidu. Pulmaöö on niisugune, et sa abiellud ja sa lähed järgmine päev pulmareisile. Sa lähed pulmaautoga kohe samal päeval. Lähed niisugusesse hotelli, kus nemad magavad ja peavad enda öö ära seal. Lähevad niisugusesse voodisse ja siis nad jäävad seal magama. Mis pulmaööl on teistmoodi? Pulmaööl peavad pulmad põlma need inimesed pidu, aga tavalised ööd on sellised, kus saab magada rahulikult. Kui nad ei ole ennem abiellunud, siis nad abielluvad just õigel päeval. Nad panevad ise pulma selle aja kirja ja siis selle päeval ongi pulmad, teevad igale poole kutseid. Pulmaöö on selles mõttes teistest öödest erinev, sellepärast, et muidu teised ööd on hästi rahulikud ja siis peatakse pidu. Sellepärast on suur pidu, et nad peavad hästi suures majas ja sinna tuleb palju lapsi, siis nad saavad hästi palju mängida. Kui see on hästi suur ka veel, kuna see on nii väike, et siis nad ei saagi seal. Sinna saab ainult mingi 10 või 11 inimest tulla ainult. Millest see pruut ja peigmees mõtlevad seal pulmaööl? Ilusatest asjadest. Nad saaksid õnnelikuks, lapse näiteks. Kõhus on üks asi, siis see kasvab suuremaks, siis tulevad pea, siis tulevad käed ja siis tulevad jalad ja siis ta kasvab ja lõpuks tulebki see laps. Kõhus ongi niisugune asi, mis läheb suuremaks, tulevad käed ja jalad ja niimoodi. Ja kui ta inimesel hakkab valus, siis ta viidakse kohe haiglasse. Kui laps sünnib, siis naine peab natukene haiglasel olema ja laps läheb isaga koju. Mina sündisin ema kõhus, siis mul oli siin see luurebendus. Sellepärast ma kogu aeg nutsingi. Just meil on kodus niisugune pilt ja ma vaatasin sealt, et ma olen ikka nii väike olin, nii pisike. Raadio Elmar.